See on Mattias Johann Eiseni käsikirjaline rahvaluulekogu siin Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule arhiivis. Mattias Johann Eisen oli teine suur kogumistöö organiseerija Jakob Hurda kõrval 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses peamiselt. Aga need kogud näevad erinevad välja. Mattias Johann Eisen oli suur publitseerija, suur kirjamees ja tema eesmärk oli hästi palju avaldada jutte. Rahvaraamatuid ilmus palju, mida tänapäevalgi uuesti trükitakse. Aga ta jättis selle arhiivi korraldusliku poole, nagu see jäi tal paratamatult teisejärguliseks selle suure publitseerimistöö kõrval. Ja selle tõttu näeb see kogu selline teistsugune välja võrreldes Jakob Hurda koguga. Nimelt Jakob Hurt sorteeris oma saadetised, mis inimesed talle igalt poolt Eestist saatsid. Hurt elas Peterburis, sorteeris need kõigepealt formaadi järgi ja seetõttu Hurda köited on sellised ühtlase väljanägemisega. Köited tekkisidki erinevas formaadis, siis väiksemad köited, suuremad köited, aga Mattias Johann Eisen, kes oli Hurda ametivend, samuti pastor, aga Kroonlinnas, ei sorteerinud formaadi järgi, vaid hakkas lehekülgi nummerdama algusest peale. Vahepeal on vigu ka, aga terve see kollektsioon sisaldab siis 100 köidet erineva paksusega ja lõppkokkuvõttes selgub lõplik lehekülgede arv pärast digitaliseerimist. Ja see kogu on tänu sellele, et seda on väga pikalt kasutatud, väga kehvas seisus. Ta on hästi katki, need erinevas formaadis lehed siin on paljude rebenditega, siis servad narmendavad, on rullis, tekst on serva vahel, ei ole nähtav. Ja need vajavad korrastamist enne digitaliseerimist. Selleks, et seda kogu saaks jätkuvalt tulevikus kasutada, on tõesti mööda pääsmatu ta digitaliseerida. Aga enne tuleb ta parandada nii palju, et teda oleks võimalik kuidagi digitaliseerida, et ta ei rebeneks viimseni katki ja et saaks teksti kätte, mis on köite vahel praegu varjus sageli või lehekülje servade vahel varjus. Ja selle tõttu meil toimubki nüüd siis ennistustöö Tartu Ülikooli raamatukogu ennistajate juures, konservaatorite juures, et siit lähevad need köited nende juurde ja seejärel siis sügisel peaksid nad minema digitaliseerimisele. Esimene asi, mina tegelikult kontrollin selle köite üle. Mina kontrollin üle ja vaatan, mis on vaja lahti võtta. See on minu ülesanne on kõik lehe haaval keerata ja vaadata üle, kas tekst on igal pool nähtav, sest kuna need lähevad nüüd digiteerimisele, aga siin on köidetud niimoodi, et tekst kipub minema siia murdejoone alla, õmbluse alla peitu. Ja nüüd minu ülesanne on välja valida need kohad, kus teksti tõesti näha ei ole. Teksti tõesti näha ei ole ja mina pean selle teksti nüüd nähtavaks tegema. Ja kahjuks ma ei saa seda teistmoodi teha, kui ma pean selleks natukene köidet lahti võtma. Ja lahti võtmist teen mina poognate kaupa või siis vihikute kaupa, ka öeldakse. Ja ühe korraga, kui ma siit üle vaatan järjest, ma alustangi tegelikult kontrollist. Ma kirjutan siia ülesse, mida ma näen ja ma puhastan ka neid tolmuservad siin näiteks ära. Väikese kuipuhastuse teen ka enne, kui siin vahel on mingit mustust, ka selle võtan nagu ära. Et ühe korraga ma teen 2 asja, vaatan, millised lehed on vaja lahti võtta ja enne seda puhastan nad ükshaaval, lehe haaval ära. See on minu ülesanne. Ma tegelikult märgistan selle koha lihtsalt niimoodi mööda minnes praegu ära, et selle kohaga on vaja tegeleda. Ja järgmine koht. Tegelikult ma vaatan ka, kas siin on midagi vahel ka, et ma käin niisuguse harjaga siit üle ka. Aha, selle märgistan ära siia. Ja nüüd jälle keeran. Aha, siin on jällegi näha, tekst läheb siia vahele, tähendab selle kohaga on ka vaja midagi teha.
nii. Noh, siin on juba näha, et on kõik olemas. Vot kõige keerulisemad ongi need kohad, kus on tegelikult ainult ühe tähe lõpp näiteks ära. Sellised kohad, ma ei tea. Et ma panen küll, märgistan selle ära, aga hiljem ma siis vaatan, kas ma võtan selle lahti või ma ei võta. Nüüd ma olen selle sisuploki kõik leht-lehed läbi käinud ja olen ära märgistanud siin need kohad, millega ma pean nüüd tegelema, selles mõttes, et ma pean ilmselt nad lahti võtma. Ja nüüd ma vaatan siis iga koha eraldi üle uuesti ja mõtlen, mis meetodi ma valin. Siin kõige esimesel poognal tundub, et siin ei ole muud võimalust, kui tegelikult tuleb see lihtsalt õmblusest lahti lõigata. Selle jaoks ma otsin selle vihiku keskmise koha ülesse, kus on see õmblusniit näha. Ja olen valinud selle meetodi, et lõikan siit keskelt lihtsalt selle niidi katki. Nii, nüüd ma saan siit need niidid. Natukene aitan kaasa. See on lahti. Natuke pean jõudu rakendama. Ja saan tegelikult need lehed siit päris kenasti lahti võtta. Lehe haaval. Et nüüd on siit võimalik see liimist lahti võtta ja saab kätte tegelikult siit need viimased tähed. Täpselt samamoodi tuli nüüd siin välja, et tegelikult siin ei olegi tähte, vaid tegelikult on siin köitmisel tehtud siia väike augukene sisse, aga enne ma seda ei näinud, kui alles siis, kui ma olin selle lahti lõiganud. Aga sellest hoolimata ma pean selle kõik praegu lahti võtma, sest see niit hoidis kokku ühte terve vihikut, seetõttu ma olen sunnitud selle kõik praegu ka lahti võtma, et see on kahjuks nüüd kaasnähe selle lahti võtmisel. Nüüd ma jõudsin siis selle probleemse kohani. Siit on natuke liimi, ma pean hästi ettevaatlikult selle siit avama, et ma seda paberile liiga ei tee. Ja nüüd siin on nagu näha, kui palju tegelikult oli peidus seda teksti osa siin tegelikult selle õmbluse all. Selle me kõik saame ilusasti välja. Paberikonservaator parandab need augud ära, siin sirutab ära ja saab ära digiteerida ilusasti terve teksti. Ja on raamatu lahti võtnud. Siis mina vaatan need lehed omakorda üle, sorteerin välja selle järgi, mis võib kohe pressi panna, sirutada, mida ei pea parandama ega kusagilt lahti sulatama. Näiteks niisugused, kus on see õmblus seal voldiga pandud niimoodi, et saab ainult sirutada ja ongi tekst käes ja saamist. Ta on köidetud, algselt olnud niimoodi, et tekst on seal vahele jäänud. Kui see siit välja sirutada, ongi kõik ilusasti näha. Siis on osad need, mis on vaja parandada ja osad lehed on ka niisugused, mis tuleb niiskusega lahti leotada, aga leotamist just lausa veega ei tee. Selleks kasutame sellist materjali nagu Sympatex. Paneme, see on selline kile montaanidega, mis laseb läbi niiskust veeauruna siia vahele vett ei lähe. Hästi niiske keskkond tekib. Siin ongi leht. Lehed mul peavad ikka täitsa lahti
lahti sulaks täitsa kaua, see on ikka mitu tundi olema. Aga noh, nad lausa märjad ei ole, mul on ka veel, et liiga palju märjaksid, eks on kilesid ka veel kasutatud ja siis nüüd ta peaks siit lahti tulema. Saan siit kihtide vahelt natuke näidata ikkagi. Ja siis kui ta ei taha tulla, siis ikkagi natukene läheb seda tähte ühele poole ja teisele poole, siis pean vaatama, et paberikiht, et ta rebeneks täpselt seal poole, sinna poole, kus see täht on. No, tuli poolitusmärk suure sehkendamisega. Nüüd ma ilmselt pean ta uuesti tagasi panema, sest juba kuivas ära. Liigselt mitte seda tervet käsikirja niisutada, panen ma taga kilede vahele, et niiskust saab ainult see liimine koht. Tervet käsikirja ei niisuta. Kasutan Jaapani paberit, 9-grammine kosokiuduli. Parandan ainult neid kohti, kus siin on selline lõhe sees, mis võib edasi rebeneda, kui natuke hooletumalt liigutada. Mõlemal pool on tekst, siis ei ole oluline, muidu panen paranduspaberi sinna poole, kus teksti ei ole. Pressi all on niisutatud ja parandatud, niisutatud lehed või need, mida oli ainult sirutada vaja, vahet pole. Toon siia esialgu villaste pildi või villase kangaga ja siis vahetan filterpaberite vahele, lõikan need servad ka siledaks. Siin on nad siis need valmis kujul nüüd, kui servad ära saab lõigatud. Selline siledad. Liimi teeme nisu tärklisest ja veest. Paneme osa vett. Kasutame köögitöödeks mõeldud soustikannu, soustipotti. Siin on võimalik panna meile sobiv temperatuur, sellel on 96 kraadi. Segamise režiimi ja umbes 3/4 tundi kuni tund ta meil keeb. Esimese hooga natuke seda osa vett keema ja siis lisan tärklise ja vee segu. Tärklis on siin mõned päevad ka vee sees seisnud, et hüdrolüüsiprotsessid käima läheksid hästi. Minu töö on jah siis köites vaadata see sisuplokk veel üle, kus on vaja näiteks kummiga üle käia, on servad mustad määrdunud või siis mingid rebendid või nagu siin näha servad rullis ja rebenditega siis neid sirutada ja parandada. Et jah, kui ta just otseselt jääb nagu seda teksti niimoodi segama, et ei saa pilti teha, siis selline parandustöö. Näiteks kummiga niimoodi käia need määrdunud servad üle. Ja nüüd ma siis Jaapani paberiga ma tugevdan selle murtud nurga. Ja
nisujahu tärklisest kliistriga. See on nagu hambaarsti tööriist. Sellega silun üle. Ja siis panen peale vildi kõigepealt, mis imab paremini niiskust ära, kiiremini. Siis tuleb metallplaat, hoidust plaat ja raskus. Nüüd ta jääb veidikeseks pressi, sirguma ja kuivama. Ja siis vahetatakse vilt filterpaberi vastu ja lastakse veel pressis olla, kuni on täielikult kuivanud.